Iraan ründas taas Iraagis Ameerika Ühendriikidega seotud sihtmärke ning samal ajal registreeriti uusi plahvatusi ka Iraani enda tundlikes piirkondades. Neljapäeval 2026. aasta 7. mail süvenes kriis, sest rünnakud Põhja-Iraagis tabasid rajatisi, mis on seotud Washingtoni toetatud kurdirühmitustega. Kõik see toimub isegi läbirääkimiste taustal, mille eesmärk on vältida uut Ameerika Ühendriikide pommirünnakute lainet Iraani režiimi vastu. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga Milson Alvese Newsi usaldusväärsuse standardi järgi. Teated näitavad, et Iraani droonid tabasid piirkonda Erbili põhjaosas Iraagi Kurdistanis, kus elavad paguluses elava Iraani kurdi opositsioonirühmituse PDKI liikmed ja nende pered. Esialgsed andmed räägivad vigastatutest, kuid lõplikku hukkunute arvu pole veel teada. Peamine on see, et Teheran ei valinud seda sihtmärki juhuslikult. Iraagi kurdi piirkonnast on saanud surveala Iraani režiimi vastu, sest seal asuvad opositsioonirühmitused, keda Teheran süüdistab välise toetusega tegutsemises. Rünnates seal saadab revolutsioonikaardivägi otsese sõnumi. Iga jõud, mis aitab Washingtoni või avaldab režiimile sisemist survet, käsitletakse sihtmärgina. Rünnak paljastab ka ohtliku nõrkuse Ameerika Ühendriikide jaoks. Washington püüab relvarahu elus hoida, püüab läbi rääkida Hormuzi väina taasavamise üle ja püüab takistada sõja veelgi karmimasse faasi jõudmist. Aga Iraan kasutab seda kõhklust ära, et rünnata liitlasi, testida kaitsevõimet ja mõõta, kui kaugele saab minna ilma laastava vastuseta. Siinkohal muutub olukord tõsiseks. Teherani lääneosas ja ka Iraani lõunaosas tekitasid plahvatused ja õhutõrje aktiveerimine paanika õhkkonda. Anadolu agentuur teatas, et Iraani meedia omistas Keshimi saare lähedal kuuldud plahvatushelid õhutõrjesüsteemide aktiveerimisele väikeste droonide ja mehitamata luurelennukite vastu. Iraani võimud ütlesid, et saarel oli kahju, kuid pelgalt õhutõrje aktiveerimine näitab, et ka Teheran on surve all ja kardab uusi sissetunge Hormuzi väinaga seotud piirkondadesse. Iraagi territooriumi on korduvalt kasutatud survestamise tandrina Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel, kuid iga uus rünnak suurendab võimalust, et USA vastab karmimalt. 2020. aasta jaanuaris pärast Qasem Soleimani hukkumist Ameerika rünnakus Bagdadis tulistas Iraan rakette Ain al-Assadi baasi ja ühe rajatise pihta kurdi piirkonnas. Alguses teatas Washington, et ohvreid ei olnud, kuid hiljem raviti Ameerika sõdureid traumaatiliste ajukahjustuste tõttu. See pretsedent kaalub palju. 2020. aastal ründas Teheran oma au päästmiseks pärast Suleimani surma, kuid vältis suurel hulgal Ameerika sõdurite otsest tapmist, sest teadis, et punase joone ületamine võiks vallandada avatud sõja. 2026. aastal on olukord ohtlikum, sest sõda juba käib, blokaad on juba kehtestatud, laevad on juba pihta saanud. Hormuzi väinas käib juba otsene vastasseis ja Ameerika baasid on juba surve all mitmel pool Lähis-Idas. See, mis varem oli kalkuleeritud vastulöök, näib nüüd olevat püsiva kurnamise strateegia. Washington Post avaldas uurimuse koos satelliidipiltidega, mis näitavad, et Iraani rünnakud põhjustasid Ameerika sõjaväebaasidele Lähis-Idas palju suuremat kahju, kui avalikkusele oli tunnistatud. Analüüs näitas, et vähemalt 228 struktuuri või seadet on Ameerika baasides kahjustatud või hävitatud, sealhulgas angaarid, elamud, kütusehoidlad, lennukid, radarid ja õhutõrjesüsteemid. Samuti mainiti surmasid ja üle 400 vigastatu alates sõja algusest. See muudab kriisi tõsidust. Iraan ei paista enam ainult režiimina, mis esitab tühja ähvardusi. Ta paistab vaenlasena, kes suutis ära kasutada lünki statsionaarsetes baasides, kasutada droone, rünnata taristut ja kahjustada Ameerika haavamatuse kuvandit. See ei tähenda, et Teheran võidaks avatud sõda Ameerika Ühendriikide vastu. Seetõttu peab Ameerika reaktsioon nüüd olema kaalutletud, kuid samas kindel.
ilma selge vastuseta kipub Iraani režiim vaikust nõrkuseks pidama. Pärsia lahe ajalugu näitab, et Iraan kipub taanduma, kui mõistab, et sõjaline hind on muutunud liiga kõrgeks. 1988. Aastal viisid Ameerika Ühendriigid läbi operatsiooni Prey Mantis Iraani sihtmärkide vastu. Operatsioon tabas sõjaliseks otstarbeks kasutatud platvorme ja Iraani laevu, olles üks suurimaid Ameerika mereväe operatsioone pärast teist maailmasõda. Erinevus seisneb selles, et täna ei peeta sõda enam ainult traditsiooniliste laevade ja rakettidega. Iraan kasutab odavaid droone, relvarühmitusi, hajutatud rünnakuid ja majanduslikku survet. See kombinatsioon võimaldab režiimil rünnata ilma, et nad alati peaksid kandma kogu eskalatsiooni hinda. Nii on see olnud rünnakutes Ameerika vägede vastu Iraagis ja Süürias viimastel aastatel. Reuters teatas, et Iraani toetatud rühmitused on rünnanud Ameerika vägesid piirkonnas alates 2023 aasta oktoobrist üle 150 korra. Ja Washington vastas erinevatel hetkedel rünnakutega rajatiste vastu, mida kasutasid milícias ligadas a Teherán. Näited teistest riikidest kinnitavad sama mustrit. Kui Iraani toetatud rühmitused ründasid 2019. aastal Saudi Araabiat Abqaikis, tundis ülemaailmne energiaturg mõju kohe, sest üks ainus rünnak naftataristule oli piisav, et hirmutada ostjaid ja valitsusi. Kui Huthiid, kes on samuti seotud Iraani teljega, hakkasid ründama laevu Punases meres, muutsid mitmed ettevõtted marsruute, tõstsid kulusid ja näitasid, kuidas relvarühmitused võivad mõjutada maailma kaubandust ilma traditsioonilise mereväeta. Nüüd, Hormuzi väinas püüab Iraan rakendada sama loogikat veelgi suuremas ulatuses. Ta ründab ameeriklaste ümber olevat tugivõrgustikku. See võrgustik hõlmab kurdi rühmitusi, logistilisi baase, kohalikke jõude ja valitsusi, kes aksepteerivad Washingtoni sõjalist kohalolekut. Eesmärk on muuta iga Ameerika liitlane, iga riik haavatavamaks ja nõrgemaks. See on närvisõda, mille eesmärk on isoleerida Washingtoni ja muuta iga baas võimalikuks sihtmärgiks. Probleem Iraani jaoks on see, et see mäng võib ka vastaseid ühendada. Iisrael jälgib kriisi juba tähelepanelikult, sest iga Ameerika surve nõrgenemine võib anda hoogu Iraani tuumaprogrammile ja Teherani liitlastele Liibanonis, Iraagis, Süürias ja Jeemenis. Prantsusmaa kasutas oma jõudu võitluses terrorismiga, muutes riigi demokraatlikumaks. Terrorism ja riik muutub demokraatlikumaks. Prantsusmaa võitlus muudab riigi demokraatlikumaks. Prantsusmaa kasutas oma jõudu terrorismi vastu, muutes riigi demokraatlikumaks. Terrorism, demokraatlikum. Riik muutub demokraatlikumaks. Terrorism, demokraatlik. See on kriisi kõige riskantsem osa. Prantsusmaa kasutas oma jõudu võitluses demokraatia nimel. Terrorism ja riik muutub demokraatlikumaks oma võitluses terrorismiga. Terrorism muudab riigi, terrorism, demokraatlik riik. Terrorism, uudiste lingid on kirjelduses. Terrorism, Prantsusmaa kasutas oma jõudu ja muutis riigi demokraatlikumaks. Terrorism ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alves Newsi kogukonnaga.